Austatud foorumi delegaadid, austatud linnapea, austatud külalised ja foorumi osalejad. Mul on suur au seista teie ees ja avada 37. foorumi, Eestimaa Rahvuste Foorumi, mida me peame juba nii pikalt. 37 aastat tagasi tuli kokku esimene foorum, kus rahvused seadsid ühiseks eesmärgiks elada koos vabas Eestis. Tänapäeval tegutseme samal eesmärgil, anname üheskoos parima, et hoida au sees nii Eesti kui ka teiste rahvuste kultuurid, sest Eesti on meie ühine kodu. Viimasel aastatel Eestis ja maailmas toimub nõuab, et tegutseme edasi ja oleme vähemalt sama aktiivsed, nagu oleme olnud. Näiteks saame pöörata veel rohkem tähelepanu sellele, et erinevad rahvuste kogukonnad teevad omavahel koostööd. Võimalusi on palju ja isegi väga palju. Samuti toetada veel paremini seda, et meie kultuuripärandist saavad osa ka noored, et ei olegi neid näinud nii siin kui ka Raekoja platsil. Nad on meie tulevik. Lisaks väärtustada Eesti paljude rahvuste koduna, tähistada Eestimaa rahvuste päeva lipupäevana. Ja ma loodan, et see on meie käes ja see õnnestub. Selleks vajame ennekõike siirat huvi, et teisi märgata, koos mõelda ja ühiselt tegutseda. Nii jääb igaüks eestimaalaseks, kes armastab Eestit, meie kodumaad. Nii püsib koostöö, mis on meie riigi aluseks. Nii jääb üksmeel, et hoida meie Eestit üheskoos. Austatud delegaadid ja külalised, veel kord palju õnne tänase päeva puhul ja foorumi puhul. Aitäh! Head foorumi delegaadid, head külalised, mitmekultuurilise Tallinna esindajana on mul hea meel teid tänasel päeval tervitada. Ja tõepoolest, kui me vaatame Eesti Vabariigi ajalukku, nii selle loomishetke, kui me asutasime vabariigi kõigile Eestimaa rahvastele, kui ka juba mainitud taasiseseisvumispüüdlustele, siis alati on olnud
meil ühine arusaam, et kõik siin elavad rahvad, kõik inimesed oma erineva päritolu, tausta, kultuuri, emakeele, religiooniga peavad kuuluma selles ühiskonnas kokku. Säilitama oma identiteedi, olema samal ajal ka natuke ühes või teises asjas teistsugused, aga ühtemoodi meie rahvas. Praegusel geopoliitiliselt keerulisel ajal ma arvan, et see on eriti oluline tähele panna, sest sellistel hetkedel ikka ja alati igal pool kipub teistsugune muutuma võõraks. Ja see on väga ohtlik ja seda me ei tohi lubada. Me peame ühiselt töötama selle nimel, et Eesti inimesed mõistaksid, et me kõik koos ehitame oma Eestit, et kõik need erinevad kultuurid ja rahvad, kes siin elavad, arendavad koos Eesti, suure tähega, Eesti kultuuri. Ja kultuur on selleks väga oluline, ma võiks öelda, et selline humaanselt parim instrument, sest kultuur toob esile kaks iga inimese psühholoogilist baasvajadust, millest üks on kuuluvus ja teine on turvalisus. Ja need mõlemad on omavahel väga tihedalt seotud. Me peame ühtepidi kuuluma kõik koos Eesti Vabariiki, jagama selle ühiskonna alusväärtusi, mida me teeme, ja teiselt poolt saama kuuluda ka palju väiksematesse sootsiumitesse, mis meil kõigil on samal ajal ka erinevad. Ja ma usun, et proua president väga õigesti ütles, et tänasel hetkel on selle töö tähtsus ei ole mitte ainult vähenenud, vaid vastupidi oluliselt kasvanud. Ma tajun seda igapäevaselt ühiskondlikke debatte jälgides, et meil on veel tükk tööd teha, et viia inimesteni see, mis tegelikult on olnud alati fakt, et me oleme kõige tugevamad siis, kui me oskame oma mitmekesisust väärtustada, kui me väärtustame inimeste erinevat kultuurilist tausta ja nende elukogemust, sest ainult sellisel viisil suudame me ehitada ühiskonda, kus kõigil on turvaline olla ja igaüks saab tunda selle ühiskonna osana. Soovin teile jõudu nii tänase päeva puhul kui ka tervikuna selle väga olulise missiooni eestvedamisel. Ma arvan, et te olete teinud suurepärast tööd, aga see töö ei saa kunagi otsa, nii et soovin teile selles kindlasti palju jõudu ja tarkust meie ühise Eesti riigi ja Eesti kultuuri arendamisel. Tere päevast, head sõbrad, добрый день, дорогие друзья. Good afternoon, everybody. Mul on hea meel siin olla. Ma küll pean ausalt ütlema, et ma ei valmistunud ette, et ma ei teadnud, et ma pean lausa tervitama kõiki, aga loomulikult ma tänan selle au eest ja hea meelega teen seda, et juba 37 aastat käib suurepärane töö, mille eesmärk on ikka selline seltskond, põimitud, lõimitud ühiskond. Ja ma arvan, et vaatamata sellele, et viimastel aastatel on meil siin Eestis kahjuks juhtunud palju sellist, mida võib ka nimetada lõimumisprobleemiks, ehk teisisõnu ühiskonda lõhestatakse. Ja me kõik näeme, et see olukord, mis praegu Euroopas valitseb ja Eesti on ikka osa Euroopast, ei saa lihtsalt kõrvale jääda, et see õhkkond on hästi pingeline ja kohati võib öelda, et lausa turbulentne. Ja ma arvan, et niisugustes olukordades, eriti niisugustes olukordades, me peame säilitama ikka kainet mõistust,
tervet mõistust ja see ongi see, mida meil kõigil on vaja ja see ongi see, mida siis ka see foorum kaasa tuua võib. Sest rasmusvähemused, mille Eestis on ikka hästi palju, me teame, et erinevate andmete järgi meil on kuni või isegi lausa üle 200, siis ma arvan, et just selline mitmekultuuriline ühiskond saab seda probleemi lahendada, millest ma rääkisin. Et saab ikkagi teha niimoodi, et meie ühiskond oleks rohkem lõimitud, et me kõik oleksime siin üks tugev ühiskond, mitte killustunud ühiskond, kus on erinevad grupid, mis on siis jagatud, ma ei tea, keele, rahvuse või siis kultuurilise tausta järgi. See ei ole väga hea. Nii et mul on hea meel tervitada kõiki ja veel kord tõdeda, et juba aastast aastasse see töö käib. Ma väga tänan neid, kes selle tööga tegelevad. Ma väga tänan Nataljat, kes aastast aastasse sellega siin tegeleb. Ja loomulikult kõik rahvusvähemuste esindajad, kes meil Eestis elavad, kes igapäevaselt siis teevad kõike selleks, et Eesti oleks üks ilus mitmekultuuriline ühiskond ja riik. Ma arvan, et see töö on lihtsalt hindamine. Nii et aitäh teile kõigile selle töö eest, aitäh Nataljale tema meeskonnale ja hea veel, et see foorum on jätkuvalt meiega. Aitäh! Aitäh, Natalja! Lugupeetud foorumile osalejad, austatud proua president, mul on hea meel tõesti tervitada teid siin. Ma julgen öelda, et Eestimaa Rahvuste Ühendus on üks suurim Eesti rahvusvähemuste katusorganisatsioon, mis sai loodud tegelikult 37 aastat tagasi. Just täpselt samal ajal, kui toimus ka esimene rahvuste foorum. Selle aja jooksul on päris palju muutunud. Eesti on liitunud Euroopa Liidu ja NATOga, aga nagu sai öeldud, meil on ka päris palju väljakutseid. Uuringud näitavad, et tegelikult kui inimene tunneb oma emakeelt ja tunneb oma kultuuri, siis ta lõimub paremini ka siit riigi ühiskonda. Ja see on tõesti nii. Ja ma tahan ka rõhutada, et rahvusvähemuste koostöö Eesti kultuuriorganisatsioonidega on väga oluline ja Eestimaa Rahvuste Ühendus on seda näidanud oma tööga. Te teete tihedat koostööd nii Eesti kultuuriseltside kui ka muuseumite raamatukogudega. Ja hiljuti sai loodud ka rahvusvähemuste noortekoda. Ja teie ühendus kuulub ka Euroopa Rahvuste Föderaalliitu, nii et te teete tihedat koostööd mitte kohalikul tasandil, vaid ka rahvusvaheliselt. See, et teie katus on üks suurim, näidab nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse toetus. Nende 2 päeva jooksul toimub siin Tallinnas ja üle Eesti päris palju üritusi. Nii et olete tervetulnud külastama kontserte, näitusi ja ma soovin sulle edu, Natalja. Aitäh! Suur tänu heade sõnade eest ja õnnitluse eest, et meie tõesti hindame tööd nii linnaga kui ka Riigikoguga ja Kultuuriministeeriumiga ja väga tihedat koostööd teeme Integratsiooni Sihtasutusega. Tere, foorumi külalised, proua president, tore kõik siin foorumil näha, nii palju häid sõnu on juba öeldud ja mul on väga hea meel, et see traditsioon jätkub, et ma arvan, see on septembri väga tore üritus, kui Raekoja platsil on nii palju huvitavaid tegevusi. Ja tänan, Natalja, et korraldate seda, see on väga-väga suur töö.
jõudu ja mul on hea meel, et meil on selline väga hea koostööpartner. Thanks everyone for the participants of the Ethno Fair and of the Estonian National Forum. My name is Tamás Buchler. I'm the European Program Coordinator of Minority Rights Group Europe. Minority Rights Group is a global organization aspiring to protect the rights of minority communities and indigenous communities. And we are proud partners of the Ethno Fair and the Estonian National Forum. And I would like to wish everyone a great experience and fruitful and meaningful conversations to make sure that every citizen of Estonia feels welcome and belonging to this great endeavor. Thanks and have a great event. Mul on hea meel siia kutsuda Seto Leelo koor Cesarit. Nemad on meie liikmed ja nende koor on üle 50 aasta tegutsenud Eestis ja me oleme väga uhked, et te olete meil olemas ja me oleme teil olemas. Et palun sõna teile tervituseks. Tervitus kõigile kokkutulnutele. Leelo koor Cesar on Tallinnas tegutsenud juba 52 aastat ja koondab endas setosid. Juured ulatuvad Setomaale, aga elukoht on siis pealinnas või siin ümbruses Harjumaal. Leelo koore on Tallinnas palju, me oleme üks nendest vanimatest ja tuleme siis teid tervitama oma lauluga, tervituslauluga. Eestimaa Rahvuste Ühenduses me tegutseme samamoodi juba 15 aastat ja meil on väga tore koostöö. Aitäh selle eest Nataljale ja oleme käinud ka siin esinenud õpetajate majas, kus me oma tegevust alustasimegi ja viimati siis 2 aastat tagasi pidasime seal ka oma sünnipäeva, 50. sünnipäeva. Et me laulame muidugi oma murdekeeles ja see tervitus on siis kõigile ja eelkõige foorumile. Tämänpä pääsö, päivät köne, tämänpä pääsö, päivät köne. Tuvi tuom tunnikköne, tuvi tuom tunnikköne. Teit me tulli terettämä, teit me tulli avuks teile andemahe, avu teile andemahe. Voto millos foorumit kõne, voto millos foorumit kõne. Ühenduse omapido, ühenduse omapido. Kuulda võtti kutsumise, tähelpanni pallemise, tähelpanni pallemise. Edokseda, etnolata, etnolata. Palju oli rahvast platsi peale, palju rahvast platsi peale. Suhusorred sai söögikköistä, suhusorred söögikköistä. Ma olen meelöst maagötta, ma olen meelöst maagötta. Teeno anna tegijälle, teeno anna tegijälle. Aueks asia ajajälle, aueks asia ajajälle. Julge oled juhatama, julge oled
Me kõik anname panuse, et Eesti on erinevate rahvuste kodu. Samas mõni teeb seda väga eriliselt, et kõik soovivad teda tunnustada. Sellest silmapaistvat panust tunnustame Eestimaa Rahvuste Ühenduse aumärgiga juba 37 aastat. Meil on olemas oma aumärk ja sellel aastal me oleme valinud ka ühe inimese, kes on väga palju panustanud Eesti ühiskonda ja Eestimaa Rahvuste Ühenduse töösse. Anname aumärgi Tallinna Mari Seltsi juhatuse liikmele Žanna Tohtile. Žanna, palun tulge siia. Meil tulevad ettekanded ja ma kutsun siia Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja ja akadeemik. Palun, Mare. Tere, head saalis viibijad. Teretan kõiki, kes on võtnud aega siia tulla sellele väga väärikale üritusele. Ja kuna just Žanna sai äsja märgi, siis ma alustan sellest, et Žanna, mul on olemas Žanna märkus, kuhu ta on teinud Mari originaalsete sümbolitega ja muu hulgas on väga peidetult kirjutatud ära minu eesnimi ehk Mare. Ja olin niisuguses huvitavas seltskonnas, kus oli matemaatikuid ja biolooge ja igasuguseid muid inimesi ja üks neist veerib, ma näen, et ta veerib ja ma mõtlen kogu aeg, et mis asja ta ometigi veerib, mis asi see olla võiks ja lõpuks ta ütleb, kuule, kas on võimalik, et sinu särgi peale on kirjutatud sinu nimi Mare? Palju õnne, selle eest võib ju inimesel olla matemaatika doktorikraad, eks ole. Olete ju nõus, eks ole, aga tõesti Žanna unikaalne kunst on midagi niisugust, millest nagu väga paljude saalis viibivate rahvusühenduste esindajate, kunstnike, teadlaste, filmitegijate, käsitöömeistrite, kokkade, kõikide muude käte läbi me võime öelda, et meie kultuur on äärmiselt rikas. Ma tegelikult tahtsin alustada ühe luuletusega, mis räägib, et lilled ei kasva üksikult. See on luuletus, mille on kirjutanud üks Bulgaaria vabadusvõitlejatest, kes peetis ennast ühes kohalikus kloostris ja kes kirjutas toreda luuletuse muu hulgas. Ta on praegu pühaku seisuses, see tähendab seda, et tal on pühendatud ühes kloostris täiesti omaette niisugune tema nimeline klooster ja seal saab käia teda austamas. Aga ta on kirjutanud väga toredasti 19. sajandi lõpus, et lilled ei kasva üksikult, nagu ei kasva ka süda vaikuses. Tuul toob naabri lõhna, valgus jaguneb lehtede vahel. Iga õis vajab teist, et mõista, mis on kevad. Iga juur vajab mulda, mis on teiste juurtega segunenud. Üksik ilu on nukker, nagu laul, mida keegi ei kuule, aga koos me õitseme, me loome aeda, mis ei unune. Ja ma arvan, et see ongi Rahvuste Ühenduse tegelik mõte. Seda on minu meelest see Bulgaaria patrioot ja vaimulik väga hästi tabanud. Aga teel siia ja juba eile õhtul ma mõtlesin selle üle, et missugune aasta on 2025. Ma muidugi kutsun teid kõiki, kes te ei ole käinud Tartus Eesti Rahva Muuseumi, mille minu meelest üks paremaid osi on tegelikult pühendatud soome-ugri ja uurali kultuuridele, aga kust võib leida materjali kõikide Eestis elanud rahvuste kohta. Aga kui te seal olete ära käinud, tulge ka meile, tulge Kirjandusmuuseumisse.
Meie maja paikneb ajalooliselt, see osteti ekstra rahvaluule kogude paigutamiseks 1927. aastal. Selle eesotsas oli kirglik, hullumeelne, väikest kasvu Jumala albiino Oskar Loorits, kes kaitses oma doktoritöö aastal 1926, 26-aastaselt, ja see oli pühendatud Liivi rahvale. Ta käis seal välitöödel ja korjas sealt liivlaste uskumusi, rahvaluulet ja kirjeldas, mida nad kõik teevad. Aga see ei ole ainukene tähtpäev. Oskar Loorits nimelt saab novembri alguses, 10. novembril, saaks ta 125-aastaseks. Aga ma tahan teile rääkida natukene ühest mehest. Tema nimi on Mihhail Atamanov. Ta saabus aastal 1975 Tartusse õppima Paul Aristi juurde. Paul Ariste, kes on sündinud jällegi 100 aastat enam-vähem tagasi, isegi rohkem, Tartumaal veebruari alguses võttis siis umbes 40-aastasena, sai ta kokku noore Udmurtiga, kes tuli, ta oli siiski natuke vanem, sai kokku noore Udmurtiga, kes tuli õppima keeleteadust. Mihhail Atamanov õppis Tartus keeleteadust, ta tegeles rahvaluulega, aga kui me vaatame tema praegust tegevust, ta sai 19. septembril, just äsja, sai 80-aastaseks. Ta on selle eluga, mille teadlased tavaliselt pühendavad küll välitöödel käimise, inimeste kuulamise, tähtsate teadusuuringute kirjutamiseks, tema tegi aga veel muudki. Ta kirjutas kaunist ilukirjandust udmurti keeles. Ta on kirjutanud kõike, mida udmurti kohanimede, isikunimede, udmurti keele kujunemise ja ka kuidas udmurti kultuur ja keel kujunes välja nii kirevas keskkonnas, nagu tema ajal see udmurti oli ja nagu ta oli ka sadade ja sadade aastate Eesti. Aga vähe sellest. Ta hakkas tasahaaval tõlkima udmurti keelde piiblit. Kõigepealt Uut Testamenti, seejärel Vana Testamendi lugusid, seejärel ka seda, mis on kuulunud väga pikka aega Vana Testamendi juurde, nii-öelda apokriivasid või siis parapiibli lugusid sinna juurde. Ja seega on ta oma elu jooksul suutnud vahendada väga mitmeid kultuuriosi ja on kuratlikult hea meel, et ta sattus Tartusse õppima Paul Ariste juurde, kes oli noor mees, ükskõik mida ta nägi, keegi ütles, kuule, seda sa võiksid koguda, sellega sa võiksid tegeleda. Ta hakkas tegelema eksperimentaalfoneetikaga, käis mööda eestlasi, aga mitte ainult. 14-aastaselt sai temast esperantist ja ta kirjutas oma esimese eluluuletuse kirjatöö, kirjutas esperanto keeles liivlaste kohta. No, me teame, et ta oli väga innukas koguja. Ta käis komidelt, kes olid sõjavangis Eestis, käis kogumas komi rahvaluulet. Talle hakkasid keeled kohutavad kergesti külge ja ma mäletan, et kui professor Ariste tuli meile loengusse, siis ta laskis kõigil 40, meil oli 42 tegelikult püsti tõusta ja öelda, mis on neist kellegi nimi ja valis välja need, kes olid teistest rahvustest. Meil oli seal tatarlasi ja väga mitmeid rahvusi. No loomulikult korjas ta sealt välja ka andekad saarlased, mulgid, kes aga vähegi kätte sattus, sellega ta proovis otse kohe meie kõigi silme all rääkida selle inimese emakeeles. See oli muljetavaldav. Muljetavaldav oli ka see, kuidas ta suutis meid tuhandeid ja tuhandeid nii teistest rahvustest, neist, kellega me kõrvuti elame, kui ka meie oma eestlasi suutis meid nime ja nägupidi meeles pidada, tänavatel ära tunda ja teretada.
ma räägin Aristest sellepärast nii pikalt, et Rahvaluule arhiivis on tuhandeid tunde erinevate rahvuste materjali. Oskar Looritsat ma mainisin selle tõttu, et tema oli üks neid, kes pani õla alla ja ütles, kuulge, me peaksime käima ringi ja koguma venelastelt vene folkloori ja seda, kuidas nad elavad, mis jutte nad räägivad. Tänu sellele meil on unikaalne rohkem kui 20 000 leheküljeline kogu. Jällegi Paul Ariste küllane keeled hakkasid iseenesest külge, oli üks neid kogujaid. Aga ka paljud muud. Paljud, kes olid vene üliõpilased, kes astusid esimese Eesti Vabariigi ajal Tartu Ülikooli ja hakkasid seal õppima kas slaavi filoloogiat või mingit asist selles mõttes mingit reaalteadust või midagi muud, aga ikkagi see seos oma rahvaga jäi. Ja ma arvan, see on kõige olulisem. Koguti rootslastelt, koguti kohalikelt juutidelt, koguti mustlastelt. Tänu sellele, kuigi mitme rahva kogudega juhtus ka õnnetusi, nimelt kui Teine maailmasõda tuli, siis rootslased küsisid, et kas me võime oma kogud saada ja viia ohutuse kohta Rootsi. Ja nüüd siis me taotleme neid tagasi ja nad tulevad tasahaaval tagasi. Ja väga paljud muudki kogud, näiteks see vaimustav juudi kogu, mis Rahvaluule arhiivis oli, otsustas kahjuks ekslikult maailmakuulus folklorist, sakslane Walter Anderson otsustas, et ta läheb nendega parem Königsbergi, kuna Eesti on nii kahtlane koht. Mis te arvate? Königsberg oli 10 korda kahtlasem koht. See pommitati maha tasa ja meil on alles ainult väike osa neist kogudest, mis oli enne sõda olemas. Nii et selle kõige taustal ma tahaksin öelda, et meil on tõesti Aserbaidžaani, Armeenia, väga paljude muude rahvaste kogusid. On üsna vanad Läti ja Leedu kogu, liivlastest ma ei räägigi loomulikult. Me oleme näinud selle aja jooksul, kuidas mõned rahvad peaaegu nagu hääbuvad, nagu vadjalased või liivlased. Ja me näeme, et praegu hakkajate noorte inimeste algatusel on liivikeele õppetool ja liivikeelt kogutakse tänase päevani Riia ülikoolis Valdo Erstedi pealehakkamisel. Aga ka väga rasketel nõukogude aegadel, kui mitmed väikeste rahvaste esindajad, kelle kogud olid Eesti Rahvaluule arhiivis hoiul, kui nad sattusid niisugusesse halba nimekirja, siis nad olid alati teretulnud Soome-Ugri konverentsidele, kongressidele, kus nad said rääkida, laulda ja ma arvan, et see oli väga suur toetus liivlastele. Praegu me näeme julgistaltet ju väga mitmes, väga uues muusikavormis esinemas. Nii et see on olnud keerukas teekond. Kindlasti olid halvemad ajad 60-ndatel või 70-ndatel, kui äkitselt toimus jahenemisi või ka kõik see, kuidas hoida soome-ugri või ka teiste väikeste rahvastega suhtlemist, sõltus väga palju isiklikust julgusest ja initsiatiivist. Ja ma arvan, et tegelikult akadeemiline ja rahvuste üleline julgus, see on see, mida meil tegelikult on vaja. Ja võin siia juurde öelda veel ühe väga rõõmustava näite. Eile, kui ma olin oma kabinetis ja läksin korraks kõrvaltuppa, mida me kutsume tegelikult niisuguseks Volga-Permi toaks, siis ma kuulsin, kuidas seal õpetati Iževskis, õpetati udmurti keelt terve pika päeva jooksul. Ja ma olen ikka öelnud, et mul on suur rõõm, ma käin Tartu linnas ja tegelikult ma kuulen, kuidas omavahel komid räägivad komikeeles, ma kuulen, kuidas räägitakse ersa või mokša keeles. Ma pean ütlema, et Eesti laulukultuurile, ka sellele, mida siin suurepärane Seto Leelukoor esitas,
andis väga palju juurde Mordvast taas Tartusse õppima tulnud Viktor Danilov, kes õpetas oma laule laulma eestlased, nii et ma võin isegi öelda, et oli üks periood ülikoolis, kus ma tõenäoliselt teadsin rohkem Mordva laule, rahvalaule kui eesti rahvalaule, nii naljakas kui see ka on. Need head suhted väga paljude erinevate rahvuste, teadlaste, kunstnike ja kõige muude vahel kestavad edasi. Mõnikord ma mõtlen, missugune saatuse iroonia see on, et mu väga hea sõber, jällegi Tartus doktoritöö Lotmani juures kaitsnud Larissa Fialkova, on käinud protestidel, et saada rohkem sõnavabadust Iisraeli riigis ja nüüd ta käib protestidel, et inimesi ei pommitatakse, et nad ei saaks hukka. Niisugune see aeg meil praegu on, aga ma arvan, et oluline ongi hoida üksteise kultuuri au sees ja hoida seda rikkust, mis meie ümber olemas on. Aitäh! Suur tänu Mare Kõivale väga sügava sisuka ettekande eest. Tõepoolest tuleb rääkida, tuleb teha koostööd ja tuleb minna edasi üheskoos. Ja mul on väga hea meel praegu kutsuda siia Marju Kõivupuu Tallinna Ülikoolist. Ta on kaasprofessor, vanemteadur, ajaloolane. Et temaga me terve aasta ajasime meie ühist asja, et rahvuste päevast saaks lipupäev. See ei olnud kerge, kuid ma loodan, et me saame sellega hakkama. Ja Marjul on ka väga palju öelda vähemusrahvuste kohta, sest ta on seda teinud, ja meie ühistöö kohta. Hää inimesed! Labdien! Tere kõigile, kes on siia täna tulnud, austatud kõik head inimesed, kes elavad Eestis ja kuuluvad erinevatesse rahvustesse. Minu keelte tervituse järjekord oli täpselt selline, nagu ma omal ajal ära õppisin. Ema poolt võru keel, isa poolt läti keel ja kooli minnes eesti keel. See võttis natukene aega, see eesti keeles suhtlemise harjutamine, sellepärast, et tulla keskkonnast, kus eesti keelt väga ei räägita, aga me teame seda, et lapsed õpivad kiiresti. Ja kuna ma olen juba kord selline mitmikidentiteediga inimene, et ma võin vastavalt olukorrale olla võrakene, kui vaja olla samamoodi eestlane, nagu oli minu läti rahvusest vanaisa, kes Lõuna-Eestis metsi majandas ja mõista sedagi, et väga väikese rahvaarvuga Eesti ühiskonna inimesed toimetavad ka teistes riikides ja hoiavad oma keelt ja kultuuri, nii nagu seda on eestlaste kogukond Austraalias, Kanadas, Rootsis ja mitmel pool mujal. Ma arvan, et iga keel ja kultuur on väga rikastav, sellepärast, et need maailmad on natukene erinevad. Ja siseneda erinevatesse maailmadesse, erinevatesse mõtteilmadesse on ainult hea selle poolest, et me oleme kultuuriliselt rikkamad, küpsemad ja võib-olla natukene avatumad. Võrumaa külatüdrukuna ma mäletan, kui 68. aasta tormi järele Saru lauavabrikusse, aga muuhulgas ka mitte väga kaugele Tallinnast Türile toodi kutsuuli õigeusklike ukrainlaste vähemus. Ja nad toodi siia, et nad aitaks likvideerida metsakahjusid, sest nad olid väga head
ütleme siis metsamajandajad või inimesed, kes oskasid kõige paremal moel puudega ümber käia. Ja kuna nad olid katoliiklased, siis võib-olla ma olen neile tegelikult tänuvõlgu selle eest, mis hiljem hakkas määrama minu teadustegevust. Saru ümbruse, Mõniste ümbruse metsad olid tooraineks toonasele üleliidulise alluvusega metsakombinaatile, mis tähendas seda, et kogu toodang sisuliselt läks Eestist välja, kaasa arvatud Okka jahu ja puulieritus. Aga Saru ristimets on praegu muinsuskaitse alla võetud mõni aasta tagasi ja ma julgen öelda, et väga paljuski tänu konsuulidele katoliiklastest vähemusele jäi need puud püsti sellepärast, et nad keeldusid otsustavalt ristidega puid maha saagimast ja neid siis kasutamaks nii-öelda tööstuseks ja tootmiseks. Ja see avaldas kohalikele inimestele muljet, et inimesed, kes ei oska päris hästi rääkida meie keelt, aga nad mõistavad meie kultuuri, neil on säilinud see vaikne tähelepanelikkus, mida tähendab tulla teise kultuuriruumi, püüda sellega arvestada, püüda seda mõista. Ja kui hea kolleeg Marek juba Viktor Danilovist rääkis, siis ülikooli tulles liitusin ma Hellero lauluansambliga, kus tõepoolest õppisime ära laulud nii Elsa-Murpa keeles, Mokša keeles, Mari keeles, Udmurdi keeles, Komi keeles ja tänu Hellerole õnnestus väga palju käia Volga soome-ugri rahvaste juures erinevatel folkloorifestivalidel, sõlmida isiklikke tutvusi, lisaks nii-öelda rohkem või vähem ametlikele, näha nende inimeste elu seestpoolt ja näha nende keelset mõttemaailma, nende loovust, nende ka teatud mõttes keerulisust tulla toime ühiskonnas, kus oma keele ja kultuuri hoidmine ei ole alati kõige lihtsam. Sest me teame seda, et kui on teiskeelne ühiskond sinu ümber, siis oma keelt ja kultuuri hoida ei ole meil kellelgi väga lihtne. Ja sealt on mul kaasas üks väga ilus mälestus. Natalia teab paremini seda lugu, tõenäoliselt olen ma seda ka rääkinud, aga inimene räägib lugusid, sest kultuuriteadustes öeldakse, et inimene on jutustav olend, ta peab lugusid rääkima ja lugude kaudu me jõuame üksteisele lähemale. Siis Elsa-Murpa laste kirjanik Serafima Lüljakina eakas tollel ajal juba tuleb pärast Hellero esinemist minu juurde, mul oli see au ka üks lauluõpike Elsa keeles laulda, võtab oma kaelast ette ja kingib selle minule. Ütleb sinna juurde, et see on tema jaoks tohutu austusavaldus, et kusagilt kaugelt tulevad inimesed, kes laulavad tema keeles. Ja see on alati väga liigutav ja ilmselt emotsionaalselt väga võimas tunne, kui sa vaatad kedagi, kes on sinu keelesugulane, võimusugulane ja ta püüab siseneda sinu kultuuri. Eestisse on sattunud inimesed pärast sõjajärgsetel aegadel väga erinevatel põhjustel. Ma elan ühes majas naisega, kes on valgevenelanna ja kes ei sattunud Eestisse mitte omal tahtel, vaid pärast seda, kui Tšernobõlis juhtus see, mida me kõik hästi teame, mis seal juhtus, anti nende külale 24 tundi aega asjade pakkimiseks. Sest see pilv läks üle nende peale. Ta saab harva koju, kalmistule kodukanti, teda ei lasta sellepärast, et tuumareostuse tõttu on seal 11 ka betooni alla majutud. Ja need on Eestis elavate väga erinevate
inimeste lood, mida me oleme talletanud läbi suulise päringuse, läbi folkloori meie mäluasutustesse, kirjandusmuuseumisse, Eesti Rahva Muuseumisse, Vabadusse, mitmele poole mujalegi. Ja kuna mul on au olla ka Eesti folkloori nõukogus ja vaadata või tegeleda sellega, mis puudutab Eesti vaimse kultuuripärandi nimistut, siis head Eestimaa erinevate rahvuste esindajad, ma julgustan teid esitama töökavandeid, et talletada oma pärimust. Kuid mitte ainult folkloorne pärimus ei ole Eestimaa erinevatest rahvastest kõneldes oluline. Oluline on see panus, mida Eesti erinevad rahvad paigutavad Eesti teaduse ja kultuuri arengusse. Kui me vaatame Eesti muusikakollektiive, kui palju seal mängib erinevatest maadest pärit muusikuid, kui me vaatame Eesti teaduskollektiive, kui palju seal töötab erinevatest maadest pärit teadlasi. Nii et ma arvan, et meie Eestis elavate erinevate rahvuste tundmaõppimine ehk ei peaks baseeruma ainult sellel, mis on seotud nende rahvuskultuuriga, etnograafilise vaatenurgaga, vaid vaatama ka selle nurga alt, kui palju üks või teine, ühe või teise rahvuse esindaja on meie teadust, kultuuri, vaimsust moel või teisel rikastanud. Me koos oleme tugevamad ja ma usun, et koos me suudame hakkama saada ka nende keeruliste aegadega, mis praegu meie ümber on. Ja sellepärast ma julgustan, ärge kartke siseneda teiskeelsesse kultuuri. Püüame üksteist tundma õppida, üksteist hoida auses demokraatlikke väärtusi ja mõista seda, et kultuuriline mitmekesisus on osa elurikkusest. See on sama tähtis nagu elurikkus looduses. Iga keele ja kultuuri kadumine vaesestab oluliselt inimkonna kultuuri, loovust, inimkonna lugu. Nii et hoiame kokku ja peame vastu. Aitäh teile! Iga sõna, millest te olete rääkinud, ma arvan, toetab meid kõiki, et meie kultuurid on väga tähtsad, et me peame üheskoos Eesti asju ajama, et ei tohi karta, tuleb rääkida, et väga hea koht just nimelt siin Eestimaa Rahvuste Ühenduse foorumil rääkida sellest, kus me oleme, milleks me oleme ja kes me oleme. Nii me oleme tugevamad ja hoiame ühte. Ja mina soovin teile anda ülevaade, kuidas on edenenud meie ettepanek tähistada rahvuste päeva lipupäevana. Samuti tahaks teada ja kuulata teie arvamusi, mida saame lipupäeva raames teha. Meie kõigi töö on nagu varalaegas, milles on kõike, mis innustab eestimaalasi märkama, väärtustama ja hoidma nii oma kui ka kaasmaalaste rahvuskultuuri. Seeläbi on meil kõigil võimalik suurendada üksteise mõistmist ja tugevdada meie ühtehoidmist, mille tulemusena oleks Eesti meie kõigi koduna terviklikum. Kui kultuuririkas meie Eestimaa on, meie kodu. Tänapäeva Eesti on kodu 260 rahvuste esindajatele, paljudele Eesti kogukondadele lisanduvad ennekõike venelased, ukrainlased, valgevenelased, soomlased, lätlased, leedulased, tatarlased ja juudid. Praegusel Eesti elanikul räägivad 260 erinevates keeltes. Lisaks eesti keelele ja selle muredele valdavad eestimaalased teiste rahvuste keeli, samuti viipekeeli ja punktkirja. Ja millise me ettepaneku tegime Riigikogule eelmisel aastal? Eestimaa Rahvuste Päeva algatas aastal 2005
Eestimaa Rahvuste Ühenduse eesmärgiga tuua kokku Eesti ja teiste Eestis elavate rahvuste kogukonnad. Mullu, kui pidasime üle Eesti kultuuririkkuse aastat, tegime Riigikogule ettepaneku tähistada Eestimaa Rahvuste päeva lipupäevana. Au ja suur rõõm, et väärika ettepaneku sõnastasime ning andsime üle koos paljude sõpradega, nagu te mäletate eelmisel aastal. Lisaks meile näevad Eestimaa Rahvuste päeva lipupäevana näiteks Eesti Rahvakultuuri Keskus. Kalle Vister kahjuks ei saanud osaleda, aga nemad toetasid meid. Ühendus Lüüra, Fennouri asutus, Eesti Lipuselts, pärimuse hoidjad nagu näiteks Marju Kõivupuu, Mare Kõiva, Jaak Prooses, Kalle Vister, Riigikogu liikmed Heljo Pikhoff, Vadim Belobrovtsev, Maria Jufereva-Skuratovski. Hindamatu on olnud toetus kultuuririkkuse aasta meeskonna poolt. See on kõigepealt Katja Sepp, Eero Raum ja Aljona Stannik. Kui kaugele me oleme jõudnud oma ettepanekuga? Riigikogu juhatus võttis meie ettepaneku auväärselt vastu eelmise aasta Eestimaa Rahvuste päeval ehk 24. septembril. Ennekõike avaldas ettepanekule üksmeelse toetuse Riigikogu kultuurikomisjon, kes võttis meid vastu Riigikogu juhatuse soovitusel. Protokolliga te saate tutvuda skaneerides ekraanil QR-koodi. Ettepaneku menetlust viib läbi aga Riigikogu põhiseaduskomisjon, kelle poole Riigikogu juhatus suunas lähtuvalt komisjoni pädevustest. Komisjon on võtnud ettepaneku tõsiselt ja alustanud põhjalikku tööd. Ennekõike kuulas põhiseaduskomisjon ära meie ettepanekud ja veel mitmeid ettepanekuid, mis olid tolleks ajaks Riigikogule tehtud ja puudutasid tähtpäevi. Seejärel otsustas põhiseaduskomisjon teha analüüsi, täiendavat analüüsi, kuidas praegune tähtpäevade süsteem toimib, mida uute tähtpäevadele lisamine tähendab ja teiste riikide kogemusi. Pärast mitmeid arutelusid jõudis põhiseaduskomisjon otsusele algatada riiklike tähtpäevade seaduse muutmist, et teha rida uuendusi. Üks neist lähtub meie ettepanekust Eestimaa Rahvuste päev lipupäevaks. Sama otsuse kohaselt peaks seaduseelnõu valima selle aasta sügisel. Protokolliga jälle saate tutvuda sellel QR-koodil, mis on toodud ekraanil. Kuidas saame Eestimaa Rahvuste päeva juba praegu lipupäevana tähistada? Juba sel kolmapäeval palun teid, head sõbrad, head delegaadid, heiskame sinimustvalge, see on tähtis, see meid ühendab. Kandke rahvariided või rahvusliku aksessuaari, soovige teistele head rahvuste päeva, rääkige tähtpäevast ja endast teistele. Kõik rahvuskogukonnad ja igaüks meist väärib tähtpäeva, mis toob meid kokku ühises ühendumuses Eestile. Me kõik saame selles eeskujuks olla, igaüks meist. Tänan. Ja siinsamas te näete, et me terve aasta jooksul oleme teinud tublisti tööd, käinud Riigikogu kultuurikomisjoni koosolekule, põhiseaduskomisjoni koosolekule, Kalle Vister, Marju Kõivupuu, Jaak Prooses, Tõnis Lukas meid toetas, Heljo Pikhoff meid toetas ja soovis meile jõudu ja edu. Suur tänu Marve saatis toetuskirja põhiseaduskomisjonile, see kandis väga kaaluka mõju. Suur tänu teile kõigile. Jällegi
kultuuririkkuse meeskond, Eero, Katja ja Aljona on panustanud väga palju, et täna me siin räägiksime sellest ja teeksime kõike, et Eestimaa rahvuste päeva saaks lipupäev. Tere, meie oleme Milano ja Milena, Eestimaa Rahvusteaduse noortekoja liikmed ja meil on tõesti suur rõõm tervitada foorumi osalejaid ja me esitame teile loo Sind vaid kiidar. Sind vaid kiidar, saadan lendu lauluni ma, lähetavad murmetamal kuskil eemal. Linne laulab, ennast sinu rüppe kaotan, hoiad mind iial väsi sinu käsi. Loodan sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu koduhing ei jahtuda, sa võõraid maid, annab mõtlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda sulle laulan, sõnad kirjuks mustriks laotan, tasakesi paitan taevast, pilve vaevast, vihma kallab, metsa kohal lattu tallab, tule ilmib juuksed lendu karge emplus. Loodan sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu koduhing ei jahtuda, sa võõraid maid, annab mõtlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Muidugi on meil täna väga ilus ja päikesepaisteline ilm, vastust teab vaid tuul. Kui kaua lind peab otsima teed, enne kui näeb kodumaad, kui mitu korda saad magab mees, enne kui mees temast saab.
tõesti teab vastust üksnes tuum. Aitäh ja nüüd meil on aeg aruteluks, paneeliks juhib Eero Raun ja paneelis osalejad on Mare Kõiva, Marju Kõivupuu, Ilnur Hairullin, vähemusrahvuste noortekoja liige. Aga meil on siin väga lugupeetud seltskond teie ees. No kõigepealt siis milline on see meie päritolu, seda vist praegu natukene nagu lahti rääkida. Mare Kõiva on siis lõunaeestlane, nagu ütleb ka perekonnanimi, eks ole? No perekonnanimi ütleb, et mu isapoolsed sugulased on kõik pärit Mulgimaalt, Karksi kihelkonnast. Ja see on üks niisugune perekonnanimi, mis on väga kindla piirdumisega. Aga sealt edasi algavad kõik need kõivastikud ja muud sellised kasepuised ja siin me istume kaks Lõuna-Eesti kasepuised. Ja Marju on siis ka, eks ole, tõesti lõunaeestlane veel täpsemalt võrake, aga mitte ainult. Ja tänasel päeval eelkõige Tallinnas teeb toimumas. Jah, viimased 25 aastat olen ma tõesti Tallinnas paigal olnud ja ütelda seda, et sisuliselt minu perekonnanime lugu on, neid on üsna vähe võidukuid, Võromaa võidukuid ma kõik isiklikult tunnen. Et see lugu on selline, et see on eestistatud perekonnanimi. Ja kuna nagu ma siin ka vihjasin, et minu isapool ja vanaisa sealt mitu põlve tagasi on olnud siis seotud metsaga, nad on olnud metslikud metsavahid ja siis Kadulas, mis on Harlas, natuke jääb sinna ülespoole. Tema metsavahi kordonis käisid ka EUS-i poisid aega veetmas ja siis need 3 venda, kui Nõukogude võim tuli, võtsid erinevad perekonnanimed, et mitte siis pääseda Eestis oma perekonnanime, et mitte siia võib pääseda siis nii-öelda Siberisse saatmisest ja minu vanaisad ma ei ole teda näinud, tema toimik on siin ajalooarhiivis, ma olen käinud seda vaatamas. Ütleme siis jah niimoodi, et tema käsi Nõukogude võimu käes ei käinud hästi. Ja üks vendadest siis käis Siberis ära, jättis sinna oma lapsed ja tuli tagasi ja siis 3. vendaga ei läinud kõige parem. Nii et niisugune lugu. Ja kui siis 2 rahvaluule teadlast on meil siin Lõuna-Eestist, siis Anneli Reimo on Kultuuriministeeriumi ametnik ja on väljaõppelt ajaloolane, ehk tema pärit Virumaalt. Ja aitäh, et ma tõesti olen virulane või Ida-virulane ja ka põhimõtteliselt suguvõsa on kõik Virumaalt. Isa pool, nii et tõesti põhja-eestlane võib öelda. Ja kaugemas suguvõsas on teisi rahvusi, aga see on tõesti nagu pikem lugu, et nimi on ka eestistatud ja abikaasa poolt olen ma Reimo, mis kunagi oli Flaimann ja minu neiupõlve nimi oli Sinioja, see on ka eestistatud nimi, aga see on eestistatud siis Poola nimest Sartjuko, nii et ka selline, nagu ikka eestlastel on see põlvemine ikka väga mesaluses. Ja nüüd oleme jõudnud siis Ilnur Hairullini, kes on Eestimaa Rahvuste Ühenduse noortekoja liige. Tere tulemast ja aitäh sulle eraldi, et sa niivõrd ilusad oma rahva lõimud panid selga ja sina oled hoopis baskiir. Just, kui päris aus olla, siis ma olen puhas Mustamäe poiss, Tallinnas sündinud üles kasvanud, aga juured ulatuvad 3000 kilomeetrit ida poole. Minu vanemad kolisid Baskiiriast siia Eestisse 40 aastat tagasi ja vahest rahvalt nad kasvatasid oma emakeeles, tatari baskiiri keeles ja kuna mu ema väga aktiivne siin baskiiri kultuuri edendaja, siis juba suht esimesed sammud olid juba laval tegelikult tehtud baskiiri kultuuri edendamas. Siin vist on nagu vaja võib-olla ka paari lausega tutvustada, et mis need seosed Eesti ja Baskiiria vahel on, et tundub, et tohutult kauge maa, et mis meid sellega seob. Aga no ütleme kõigepealt vist esimene seos on see, eks ole, Viktoriini küsimus, kes oli Baskiiria rahvuskangelane?
Salavat Julaja. Nii, ja kus ta oma noore elu lõpetas? Eestis. Paldiskis lõpetas. Saadeti peale Pugatšovi ülestõusu Paldiskisse asumisele ja siin ta lõpetas. Ja kui me nüüd mõtleme edasi, seal natukene aega, siis president Konstantin Päts, kui ta ära püüditati, siis kuhu ta Eestis viidi? Ufasse, eks ole. Ja peale seda, kui ta siis sealt viidi ta veel edasi, aga see oli see esimene koht, kuhu ta siit viidi. Nii et näete sellised seosed. Veel enne teist maailmasõda Baškiirias elas umbes 1300 eestlast. Seal on siiamaani tegelikult alles linnaküla. Ja Eestis Baškiiri elab praegu umbes kui palju? Palju Eestis elab? Alla 100, kuskil 50. Nii et näete tegelikult, eks ole, ka sellisel konge kandiga Eestist vaadates on meil seosed täiesti olemas ja Baškiirid on igati auväärne rahvakeel, kes siin Eestis tegutseb ja oma keelt räägib. Üks põnev asi on veel, et teie keel on ju tegelikult kirjutamist leidnud viimase 100 aasta jooksul nii araabia tähestikuga kui kirillitsaga kui ka ladina tähestikuga. Et see on nagu hästi põnev, eks ole, ma ei tea, mis su isiklik eelistus on, et kui sa mõtled oma keele peale, siis milline alfabeet tegelikult kõige parem sellele keelele võiks sobida? Ma täpsustan üle, et see enne 20. sajandi alguses oli puhas türgi keel, aga kirjutati araabia stiilis, siis kui peale Vene revolutsiooni oli see rahvusliikumine, siis mindi üle ladina keelele, ladina tähestikule ja siis 39. aastal siis tuli see venestamine, et ta on kirillitsas. Aga siin Eestis ja Eesti tatarlased, baškiirid ja ka Soomes ikkagi kirjutame ladina tähtedega. Et see täiesti sobib ja võiks sellisel kombel jätkata äkki ka Baškiiris, kui mul võimaldaks. Ma ei tea, ma segan nüüd vahele, tegelikult on Baškiiri olnud ju väga lahke kodumaa murtidele, maridele, mordvalastele, väga paljudele. Väga paljud, kellel oli vaja põgeneda ära tsaaririigi väga suurte maksude eest, need Baškiirias võeti lahkelt vastu ja nad said seal jätkata oma kultuurikeele. Et see oli kindlasti või mul tuli praegu meelde, kindlasti iga eestlane teab ühte suurepärast Ersa kirjanikku, sest ta on olnud meie ulmekirjanduse alusepanija ja ma arvan, üks populaarsemaid nii laste kui täiskasvanute kirjanikke üldse. Boris Kaur, eks ole, ja Robot Rops ja kõik, mis sinna võite käib. Rääkimata kõigest, mis ta muidu veel leiutas ja kuidas ta tõlkis Gilgameshi eepose eesti keelde ja väga palju muud. Ja rääkimata Tuuspasaast, mille ta mis oli ka selle sündinud vajadus sellepärast, et oli kuskil kaugel põhjusel tööke väga saada. Aga Ilnur, tegutsedes siin Eestis igapäevaselt, kus sa toimetadki igapäevaselt eesti keeles ja nii edasi, milliseid paralleele sina näed Baškiiri ja Eesti vahel? Ka kultuurilisi mõttes. Kui keeleliselt võtta, siis on selline teooria, et Baškiiri osaliselt algjuured on soome keelega, mis on vahest teooria praegu. Ja ka meil on baškiiri ja tatari keeles on eesti keelega pisikesi ühisosi. See on üks aspekt. Aga muus osas oleme ikka üsna täitsa erinevad. Sellel tuleneb ka muidugi meie uskust, et meie usk mõjutab meie igapäeva käitumist, mis pühasid me tähistame, kuidas me räägime ja kuidas me läbi saame. Aga võib-olla üks visioon on see, et me ikkagi isegi kui me oleme kodumaast kaugel, me püüame oma rahvuskassaselt võimalikult üles leida ja hoiame kokku. Ja ma usun, et eestlastele sama. Ja nüüd tüürides selle meie arutelu teema juurde veel, siis eks ma pean ennast ka tutvustama, sest mõttes mina olen põhja-eestlane ja viimase 350 aasta jooksul kõik
siis kultuuririkkuse aasta õnnestumise nimel ja teate, kui suur rõõm oli viimast akadeemiat lugeda. Ene-Margit Tiit kirjutas seal rahvastikuteadlasena siis sellest, kuidas see kultuuririkkuse mõiste seostub kohe selle rahvastikuprotsessidega Eestis ja kui seda nägin, siis ma teadsin, nii. Nüüd on see väljend ja see, ütleme, see mõiste siis ikkagi lõplikult kasutusse juurdunud ja siin ta elab oma elu. Küll oli hea seda vaadata. Nii et soovitan jah viimast akadeemia numbrit ja Ene-Margit Tiidu kirjutas seda kindlasti lugeda. Ma ise saan näiteks tuua oma praktikast, kõigepealt ma olen ettevõtjana korraldanud hästi paljudel rahvusvahelistel messidel Eesti ettevõtetel ja stente. Ja teate, kui me tegime Norras nafta- ja gaasitööstuse messil ühistendi niimoodi, et ühel pool oli Lukoil, teisel pool oli Shell ja seal keskel oli siis Eesti ettevõtted. Ja Eesti ettevõtteid, Eesti SKP aitasid arendada ja muule maailmale tutvustada 8 erinevast rahvusest inimesed. See oli hästi tore. Ja ega see on ainult selline näide selles praktikas, neid on kõvasti veelnud. Ja praegu igapäevaselt, kui ma tegutsen, olles Märjamaal pärit kohaliku kooli direktorina, siis meilgi on seal vähemalt 15 last on sõjapõgenikud Ukrainast, kellega tuleb tegeleda. Parasjagu ma just otsin nagu rahastust sellele, et mul on üks väga tore õpetaja, kes on Ukrainast tulnud ja kes oleks suurepärane tugiisik, mitte ainult nendele õpilastele, vaid ka kogu Ukraina kogukonnale, siis ma mõtlen, kus kohast ma nii palga raha. Ja tegelikult eks neid rahvuseid on seal Märjamaal, mis on ju üdini eestikeelne kogukond on päris mitu veel. Nii et kindlasti 24. septembril meie koolimaja ees saab ka silmustada lippteisega. Ja nüüd, kui me mõtleme seda, et mismoodi siis see rahvuste päev võiks lipupäevas ikkagi saada, siis me oleme üht-teist juba teinud. Hääd diskutandid, et kas teil on häid mõtteid, et mida me võiksime siis praegu veel nagu teha, et enne seda, kui see Riigikogu hakkab nagu mõtlema liiga palju jälle järgmiste Riigikogu valimiste peale, et ikkagi võiks selle neile välja käia. No oma mõtted on põhimõtteliselt vist isegi sõnastasin ära, et esiteks ma arvan, et eriti, et me võiksime julgemini üles näidata, mis see nüüd hea sõna on. Poliitikas on väga palju ilusad sõnad, kuidagi nagu muutunud juba sisult õõnsaks ja kõnisevad. Et ma arvan, et me võiksime selle lipupäevaga näidata austust Eestimaal elavate rahvaste suhtes, kes on siia panustanud Eesti elu edendamisse moel või teisel, kes on demokraatlike mõtete, ideede poolt, kes on toetanud Eesti iseseisvust, toetavad seda jätkuvalt, kellel on, et ma arvan, et kuidas ma ütlen, võru keeles öeldakse selle kohta, et aga see ei võta ju kellelgi tükki küljest. Et kui ma käisin kultuurikomisjonis rääkimas, siis ma tunnistan ausalt, et ma hambusin, sest et inimene hambub siis ära, kui ta ei oska midagi öelda. Ma ei oska midagi öelda selle peale, kui vastuargument on see, miks me seda ei kehtesta, aga seal ümbruses on juba lipupäev ja ma küsisin, et aga kas sa jätad lapse sünnipäeva pidamata, kui sul on lapsed sündinud suhteliselt lähestikusest üks sünnipäev veel juba oli. Või midagi niisugust, et see nagu ei ole argument. Et hea küll, ja ma mõistan ka seda, et meie lipupäevi, riiklike tähtpäevade riiklike tähtpäevade tähistamist on läbi aegade läbi vaadatud, et selleks ma vaatasin, mis Eesti Vabariigi alguaastatel oli, näiteks ma ei tea, kui paljud teavad, aga väga lühikest aega oli riigipüha mardipäev, mõned aastad. Ja siis otsustati, et see ikka piisavalt palju ei kõneta, et me ei tähista seda. Kui ma mäletan, ma tegin kaasa selle, et jõululaupäev saaks riigipühaks, et 34. aasta riiklike tähtpäevade pühade nimistus seda ei olnud, aga pühade laupäev Eesti kultuuris on alati olnud väga tähtis. Ja olgem ausad, mida me siis nüüd jõululaupäeval ikka teeme, kõik sätivad, valmistuvad jõuludeks, tähistavad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et ma arvan, et siin oleks kuidagi nagu tarvis, kuidas
kuidas ma ütlen, avada süda, sellepärast, et kui sul on argument, on alati leidnud keegi, kellel on olemas mingisugune vastuargument. Ja samas ma julgen öelda, et minu jaoks on argument ka see, et me võiksime julgemini kasutada sinimustvalget. Kui ma lähen oma nii-öelda vanaisade maale Lätti, siis ma näen, et see rahvuslikku levib palju rohkem ja nad on väga süvakamad või julgemini kasutavad oma rahvusvärve, et me oleme võib-olla, mulle tundub, et natuke nagu tagasihoidlikud selles küsimuses, et see argument oli ka see, et meil on lipupäevad, et siis ju lipud ei lehviks. Ma küsin, aga mis ma olen kogukonnas selleks teinud, et nad lehviks? Sest me peame tegema ka selgitustööd, me peame sellest rääkima, kus kohas on ajalehtedes, et vaat täna on see, sest taaskord me peame seda lugu kogu aeg igal aastal uuesti jutustama. Nii palju informatsiooni tuleb peale, et see selline kultuuriline kompetents tuleb ikkagi läbi kasvatuse ja harimise. Ehk et siis iseseisva riigi parlament ei peaks nagu lähenema sellele küsimusele sellise tüdinud majahoidja mentaliteediga. Just nimelt. Üks päev, kui ma paneme redeli üles ja toppima. Täpselt nii, ja ma juhtisin teile seda ka toodud, et andeks, aga see ei maksa mitte midagi. Ja nii, et hommikul lipu paneme mõned tervisele väga kasulik. Iga hommikule ja värske hommikul ärkab üles ja niimoodi. Kui nüüd hakata tõepoolest villast viskama või nalja tegema tõhiste küsimuste üle, et aga tegelikult ei taha. Et ma arvan, et siin on nagu pigem nagu üldse teema ikkagi nagu soovimises. No võib-olla, et siin on see avaliku, et korraga saavad kokku konservatiivsus, pseudokonservatiivsus ja avatus kõigele uuele, eks ole. Et me oleme valmis lahkesti tähistama küll ilma riigilippu panemata, aga suure tähelepanuga 2 rahvusvahelist passipäeva. Me oleme valmis tähistama, eks ole, isadepäeva kevadel ja sügisel. Me oleme valmis tähistama emadepäeva kevadel ja sügisel. Me peaaegu anname järgi ja oleme valmis õpetajate päeva tähistama vastavalt sellele, et meil on palju rahva, mitu korda aastas, eks ole, ja nii edasi. Et me oleme valmis maakaitsepäeva, me tunnistame seda või looduse koristamise päevad ja kõik muud. Me tunnistame seda ja me anname sellele suure prioriteedi. Kõik on aruväärne, aga tegelikult on ju selge see, et rahvas, keda on umbes täpselt 1 miljon ja kelle kultuur on kasvanud nii suureks ja mitmekesiseks tänu iseenda julgusele ja pealehakkamisele, aga tänu panusele, mida sellesse kultuuri andsid need, kes meiega koos sellel maal tegutsevad, õpivad, töötavad. Et see julgus tuleks lihtsalt võtta ja öelda, et aga meie oleme need, kellel on lipupäeval rahvastepäev. Nimelt see ja mitte sõpruse päev või armastuse päev. Need on ka nagunii, eks ole. Et see kuluks väga ära ja kuluks natuke ninakust, natuke julgust öelda väga selgelt ja keelelt. Ei ole niisugust. Ma kaldan arvama enne, et siin hakkavad mängima kaasa mingisugused sellised nähtused, mida vist poliitikas olevad inimesed tunnevad paremini kui mina. Et püütakse nagu teha mingisuguseid kaalutletud otsuseid tingimusel, kust ja kuidas saada rohkem hääli taipamata, et tegelikult need otsused on sul laual, aga sa pead julgema neid teha. Et tegelikult sul on võimalus saada hääli just nimelt sellega, et sa julged natukene võib-olla mõõda mingisugust oma eelarvamust sinu enda sees. Kuidas siis nüüd niimoodi? Et see on aga hästi oluline, et võib-olla ise endast just nimelt võitu saada või mingist oma mõtteviisist või millestki, et see on jah, midagi nagu minu meelest probleemi ei ole, aga mitte millest nagu probleem tekkinud, probleemi ei ole, et vastupidi, et sellest saaks teha väga toreda eduloo ja minu pärast võtke kas või seesama Annegi raamat, et kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi ette, eks ole selles võtmes, et siin on ju tegelikult peidetud edulugu. Anneli Reimann, kui osad nagu ametnikuna, osad ajaloolasena sellele teemale läheneda, siis mida oleks võimalik nagu veel teha? Kultuuriministeerium tegelikult on oma töö ära teinud. Kultuurikomisjon, kellega teil on arusaadavalt kõige tihedam side Riigikogus, on üheselt sellele teemale toetust avaldanud ja sealt nagu ei ole mingisugust probleemi, võiks edasi minna. Aga mis veel võiks teha? Ma just praegu mõtlesin täpselt seda sama, et vahest võtakse
et leida head lahendust, siis katsu natuke seda püramiidi pöörata, eks ole, oma otsaga, et me tõesti oleme Kultuuriministeeriumi poolt igati ka meedias üritanud tõsta esile teiste rahvaste, teiste kultuuride panust Eesti arengusse ja teadusesse, majandusse. Et ei tule, on üks selline võimalus, et kuidagi püüda leida toetust ka meie majandusinimeste ettevõtjate poolt, sest et meil olemas juba kultuuriline töökoht ja sellised märgised. Et tihti on ka kultuuriga tegelikult nii, et kultuur nagu on, eks ole, ja siis öeldakse, aga miks nagu peaks sinna rohkem rahaliselt panustama või et see nagu niikuinii toimuvad teatrietendused ja kontserdid ja muuseumid töötavad. Aga kui palju tegelikult see kultuur annab nagu laiemalt neid ringe nii majandusse, ettevõtlusesse, elukeskkonda, inimese heaolu ja tervisesse, seda väga tihti ei arvata. Ja samamoodi, kui meil on teised rahvused, eks ole, siin Eestimaal, peame mõtlema ikkagi sellele, et kui oluline oli see 24. september 1988. Me läksime nagu see rööpad, mis meil nagu toona ette pandi, need viisid meid pärit aluse Eestimaa edule. Et me oleme ühtsed ja minu arust on ka Marju Lauristin korduvalt olnud esile oma uuringutes, et Eestis ei ole rahvuskonflikte ja siin on tegelikult kogu selle lõimumise või selle Eesti arengu üks suur pluss, mida ei pane nagu tähele. Kui sul probleemi pole, sa ei mõtle selle peale, kui sul jalg ei valuta, siis sa ei mõtle, et sul jalg on olemas, eks ole. Et sellepärast ma arvan, et see päev tegelikult oleks tõesti, nagu siin eelnevalt ka kõlas, austusavaldus kõikidele inimestele, kes elavad meie kõrval, kes mõtlevad nagu meie, kes hoiavad seda riiki, nii nagu oma kodumaad. Et see on tõesti austusavaldus sellele, et me elame koos ja me tunneme nagu ühist vastutust ja meil ühised väärtushinnangud. Minu meelest on ka väga oluline see, et tegelikult seda on öelnud üks skandaalsemaid 20. sajandi filosoof, et tuleb aru saada, et erinevus on nii rikastav ja riigi parim mehhanism on tegelikult soosida, et jäädaksegi erinevaks. Ja miks mitte, siis niisugused väga kaudu need erinevused korraks tuua nähtama. Ja kuigi üks sõna ma tegelikult kultuuriteaduste ja folklooriga, siis ka Riigikogus ma ütlesin, et aga see on suurepärane võimalus ka meedia vahendusel selle rahvuste päeval tutvustada erinevaid rahvusi erinevates ametites. Kui me võtame meie tipporkestrid, võtame ERSO, võtame näiteks Vanemusi orkestri, kui see on rahvusvaheline koosseis, kuidas inimesed on siia tulnud, kuidas nad on õppinud nii-öelda keele panustavad kultuuri, esindavad Eesti kultuuri välismaal. Et me tegelikult minu meelest oli isegi, minu meelest on natuke nagu see kitsapiiriline on see vaatenurk, et me seome Eesti erinevaid rahvusi ainult läbi etnograafia, rahvakultuuri, et ma iseenda kohta mõnikord olen ka mõigamisi öelnud, et alus on folkloristist on see, et tegelikult ta kannab kogu aeg vastleid ja sööb kogu aeg maha. Et ega ta ju teistest asjadest midagi muud ei tea. Et tulla nagu sellest ka välja, et loomulikult on rahvustööd olulised, loomulikult ka minul on olemas rahvariided, ma kannan neid hea meelega, aga see on selle asja üks külg, aga teine on ka see, et me oleme iga päev elus inimesed, isiksused ja see võimalus kanda rahvariideid, rahva võib-olla toitu, tutvustada oma kultuuri on üks osa siin olemisest. Nii nagu ütleme näiteks Eesti kogukonnad on, diasporaad on ükskõik, kuhu me läheme, nagu kas me läheme Lindi või me läheme Torontosse või me läheme näiteks Austraaliasse, et lisaks sellele meil on ka väga oluline teistsugune elu. Et vaadata nagu seda natukene mitmekesisemalt või mitme nurga. Jah, no see käivitab minu ajus kohe selle mõtte, eks ole, et rahvakultuuri suhtutakse kui museaali, mis on justkui nii-öelda kinnisesse klaaskapi pandud, eks ole, ja ta justkui ei arene enam edasi, et ma ei tea, Lihula, Keermuna, rahvariided, Kineedia punkt ja nad jäävad ju selliseks, eks ole. Et jah, kindlasti on vaja selle juures nagu ka hästi aktiivset meediarolli tõepoolest, nii nagu siin ka kultuuririkkuse aasta kestel päris palju ilmus neid käsitlusi, kus siis räägiti tõepoolest kõigist nendest erinevatest rahvakildude esindajatest, kes Eestis on, eks ole, ja nagu ka Natalja ja väga paljud teised, kes on teistki, jõudsid suure meedia siis lehekülgedele ja saite ennast tutvustada, saite rääkida oma väärtushinnangutest ja ma usun, et see tegelikult oli väga hariv lugemine kõikide jaoks.
Lipupäeva teema kindlasti vajab siis sellist ka ühist lükkamist ja ma usun, et siin olijatest on kõik valmis ühte või teistmoodi seda kaasa aitama, ehk siis Eesti Rahvuste Ühendusele jääb see kokkukutsuja roll ja jääb kindlasti ka see mõtete sõnastamise roll, et kuidas selle asjaga võiks edasi minna, aga edasi on kindlasti vaja minna. Ja eesmärk võikski seoses olla see, et ikkagi enne seda, kui järgmised Riigikogu valimised ikkagi ka peale pressima, et siis jõuaks menetluses natukene edasi. Et parlamendil on oma sellised töökombed ja protsessid, millega kindlasti tasub olla kannatlik, aga kindlasti seal on oma sellised momentumid, mida saab ära kasutada siis, kui see võimalust hakkab natukene rohkem lahti. Võib-olla tasub katsetada kõiki erinevaid taktikaid selles mõttes, et kindlasti läheb Eestis see piir ja selles mõttes me kuulume kokku mitme Skandinaavia ja muu rahvaga, kes erinevalt võib-olla USA-st ei tunne ennast ebakindlalt, kui ta peab panema välja lipu või deklareerima midagi taga. Et võib-olla tasub meelde tuletada, et kombed on väga mitmesugused ja see päev peab meil olemas olema. Just. Ühte teemat tahaks veel sisse tuua on see, et kui Eesti läks uuesti iseseisva riigina rahvusvahelisele areenile, siis mäletate, käisid igasugused OSCE esindajad siin ja nii edasi, küllalt palju sellist Eesti iseolemisele vastutöötamist siis pandi sellesse katlasse, et Eesti on see ühe probleemi riik, kus eks ole vähemasti ühte, kui mitte rohkemaid vähemusrahvuseid kohutavalt represseeritakse. Me oleme minu meelest tänaseks sellest nagu välja tulnud ja me oleme juba tegelikult suutnud näidata, et tõepoolest Eesti on turvaline kodu kõikidele rahvastele. Ja see võiks olla ka meie teatud mõttes nagu, kui mina saaks kogutada Riigikogus ja öelda, et see võiks tegelikult olla ka edulugu Euroopas, siis see on miski, mis poliitikutele väga meeldib, sest et väga paljudes ka Euroopa Liidu riikides on probleeme. Et me saaksime näidata just nimelt seda, et kuigi Eesti siis teise maailmasõja ilmasõja eel oli suhteliselt monoetniline riik, et me oleme nagu saanud väga silmapaistvalt hästi hakkama sellega tõepoolest, et meil on siin praegu üle 200 rahvuse, kes tunnevad ennast siin hästi ja saame tegelikult hakkama. Ja kenasti hakkama. Ja kui me, eks ole, tuletame meelde seda kultuurautonoomia seaduse kehtestamist üle 100 aasta tagasi ja nüüd, eks ole, kuidas kultuurautonoomia põhimõtted on jõudnud ka praegu kehtivasse põhiseadusesse, siis tegelikult me saame öelda ka seda, et see on algusest peale Eesti riigi, ütleme nii, et see kultuurilise DNA osa. Ja see on meile järjepidevalt omane ja seetõttu, eks ole, me kanname seda endas ja me saame seda ka tegelikult teistele eeskujuks anda. Täpselt niimoodi, et see võiks olla midagi sellesse väravasse küll, see sõltub alati sellest sõnastamisoskusest, esitlemisoskusest hästi palju, kuidas seda riikide koheerida. Ja ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et tegelikult seda Eesti edulugu on hakatud vaikselt looma ka Euroopa tasandil ja laiemalt ja ma ise kuulun sellisesse juhitavasse töögruppi nagu Migratsiooni Instituudi lõimumise tuleviku töörühm, on hästi pikk nimi, mis käib üsna mitte sageli koos ja paari aasta tagant. Ja seal nagu on hakatud rääkima sellest, mida me oleme tegelikult pidevalt nagu ka oma lõimumiskavades rõhutanud, et kõige tähtis on see, et inimesel oleks kuuluvustunne. Me peame nagu hoolitsema selle eest, milline on ta identiteet, kuhu ta kuulub, et see kultuuriline aspekt on ka väga tähtis. Sest Lääne-Euroopas väga üldine oli see, et antikeel, antitöökoht ja siis ole, eks ole. Aga see tekitas just sellised nagu getostumised, sellised eraldumised, et meie eesmärk on siiski arendada just inimeste vahelisi kontakte, seda usaldust siida ja kultuurilist kuuluvustunnet, nii nagu Itaaleks, et sa lähed ju välismaal, sa oled nagu Eesti poiss, aga siin sa saad arendada oma emakeelt, oma kultuuri ja tegelikult Eesti nii-öelda see lõimumispoliitika või vähemusrahvustele suunatud poliitika on alati arvestanud psühholoogilist aspekti.
Sest et see on ääretult tähtis ja ma arvan, et just see on see võti, mis on tegelikult selle probleemi lahenduseks, millest me oleme siin aastakümneid rääkinud. Ja siis on mul veel üks mõte, mis tõenäoliselt tuleb praegu väga konalikult komakalt ja tahumatult, aga see mõte on umbes midagi sinna kanti, et me teame seda, et lisaks nende värevatele teadetele, mis aeg-ajalt ida poolt tuleb, et me räägime ka erinevatest infooperatsioonidest, mis üks on suunatud sellesse väravasse, et kuidas siin rahvusvähemusi koheldakse. Et see lipupäev ja kõik see, mida me rahvusvähemustega siin koos teeme, või ma ei tahaks isegi öelda rahvusvähemus, see on kuidagi natuke selline sõna, et kuidas me saame siin tegelikult, et meil on see positiivne lugu näidata, et Eestis elavad erinevad rahvused saavad omavahel väga kenasti hakkama, me tunnustame, austame, peame neist lugu, meil on vastastikune lugupidamine, et ka ma arvan, et ka selle oma pealt see oleks üks selline punkt, mida saaks ära kasutada. Jah, ma saan aru, see rahvusvähemus on justkui nagu natukene tehnokraatlik väljendus. Et ta on formaalselt õige, aga ta ei anna edasi. Ta ei anna edasi, et mul on alati hästi paha nagu selles mõttes seda sõna kasutada, et nagu öelda, et te olete seal kuidagi kusagil, et tegelikult ma ei tahaks seda teha. Jah, sellepärast ma tegelikult kultuuririikluse aasta raames hakkasin järjest rohkem kasutama sellist väljendit nagu kogukond. Et ta võib olla paikkondlik, nagu on, eks ole, Setumaa või midagi muud, eks ole, aga ta võib olla siis ka, eks ole, tõepoolest ühe sellel rahvakillul põhinev, kes tegelikult, eks ole, ei pruugi omavahel nagu koos olla. Aga tänapäeval mobiilinumbrid on sul, eks ole, mäluses ja helistad inimesele, kes on üks või teisel maakera ja te võite moodustada ka ühe ja sama kogukonna. See kogukondlikkus on kindlasti oluliselt parem sõna, et meil on siin erinevad rahvuste põhised kogukonnad ja see tundub kuidagi palju kena minu meelest. No juba või meil on ka sellised kogukonnad, eks ole, kus inimesed harivad kõrvuti maha. On sinu suvila või minu suvila või suvefodu või mingi väike gerilla põllundus kuskil kõrvuti. Et jah, see niisugune seotus, ühine seotus, naabritunne, teate, sai selle kohta ütles väga kenasti, üks tore valgene vana naine ütles niimoodi, kui ta käest küsiti, et sa räägid nii koledaid lugusid oma naabrite kohta. Need on tegelikult ennemõistse muinasjutteks. Et aga naabrid on sul need ja need ja need, mille peale ta ütleb, kuule, jutt on jutt, aga tegelikult me oleme head sõbrad. Nii et see on ka oluline, et sa võib-olla, et sa lased aega tauru välja, aga sa oled hea partner ja hea naaber jätkuvalt ka keeldus. Just. Et selles mõttes ma ikkagi siia poled keelad tulles ütlen jälle midagi nagu eestlased ise võiksid nagu midagi avatamalt veel rohkem. Jaa, kindlasti. Et see on nagu täiesti minu sõnum, et seal on see nagu väga tavaline, kõik on rõõmsad, et mis me nüüd äkki integreeruma peame. Tervist, mina olen Romade kogukonnas Tallinna Taba ja mul on täna väga häbi, et ma ei ole rahvariietes, ma tulen reisilt otse siia. Aga lipupäev rahvaste päevaks ma ütleks nii palju, et see aitaks väga ka meie kogukonda. Sest tunnistada, et Eesti on nii rikas kultuuride ja teiste rahvustega, annab meile palju võimalust ühiskonnale ennast palju rohkem tutvustada läbi sotsiaalmeedia, näiteks erinevate programmidega, mis toetavad just tutvustamist Eestimaa elanikude tausta. Sest tihtipeale ma näen seda meie oma lastega koolis, mind kõnetas just see kooli teema, et lapsed nagu oleks uhked, aga samas häbenevad olla teistsugused. Ja et see tooks normaalsuse, et sa oledki teise taustaga inimene, aga ma olen eestimaalane ja mul on 2 identiteeti. Ja ma ütlen alati, ma olen roma, ma olen eestimaalane ja ma olen eestlane. Et ma arvan, et see just lipupäevaks teha rahvaste päeva just tõstaks selle normaalsuse ühiskonnas, olla see, kes sa oled ja kandagi punast kleiti, eks ole, ja kõlinaid ja nii edasi just sellel päeval ja Eesti rahval on ka erinevad teised
kuidas öelda, oma kultuuriosad Lõuna-Eestis ja Põhja-Eestis ja nii edasi. Paljud noored ei teagi oma suguvõsast mitte midagi, et ta on kusagil Setu võib-olla. Ja Setu on päris tugev, kui tahab kedagi riivata, aga noored ei taha olla teistsugused vahest. Ja see tekitab muret. Ja ma arvan, et just lipupäev rahvuste päevaks on meie kogukonna jaoks väga hea. Tervist minu poolt, et mina lõpeb minu nimi, esindan Tallinna rändekeskust ja komisjonit. Et ma oma vastuses toetuksin tegelikult meie keskuse ja Uuringute Instituudi narratiivküsitlusele, mis oli tehtud just eelmise aasta lõpus selle aasta alguses. Et miks uusisrändet üldiselt valivadki Eestit, et siia tulla. Ja muidugi on see turvalisus, muidugi on see puhtus ja nii edasi. Ja see lipupäev või algatus võiks olla selline päev, kui ka me eestlastele tuletame meelde, miks Eesti on Eesti. Et see on tõesti hea. Teiselt poolt vaadatuna on inimesed, meil oli üle 600, on tulnud välja see, et neil ei ole eestlastest sõltunud üldse. Ja nemad tulnud üksindust ja eraldatust, aga kui me räägime just sellest, millest Eero on rääkinud, et interkultuurilisus on see põhimõte, mida me siin Eestis teeme, et me kõik oleme üks suur Eesti kogukond, aga meil on väiksed omapärased, ütleme need tunnused, keelepärast ja kultuuri omad, et see võiks olla ka hea väljund selleks, et teha midagi koos. Ja selle kaudu siis tõesti edendada kultuurilikkust siin Eestis. Just, ja kuna tänapäeval väga paljud asjad tõepoolest andatakse raha peale, siis ilmselt ei ole kuidagi liiast tuletada seda ka meil meelde, et kallid rahvaesindajad, te saate teha midagi sellist, mis tõesti puudutab ja on oluline väga-väga paljudele inimestele. Aga kujutage ette, sellest ei pea midagi maksma. Et see on kindlasti ka oluline, mida tasub mingites kas või tepilise tagustes välja tuua, et see on üks veenev argument. Aga lugupeetav paneeliseltskond, kes me siin oleme, kas kui meie siin nüüd edasi arendame neid mõtted, mis on vahepeal seal kõlanud, siis palun. Ma tahaks tegelikult rõhutada ühte asja. Me oleme viimase, ma ei tea, mitme aasta jooksul oleme me saanud koguda Eesti noortelt. Ja ma arvan, tegelikult Soome-Ugri erinevate rahvaste noorte abil. Et nad on väga kenasti tulnud kaasa, on esinenud, on rääkinud iseendast, et see on nagu vastastikune kasu olnud. Selles suhtes, et inimesed teavad üksteise kultuuridest vähe. Võib-olla teame vanast Egiptusest rohkem kui mõnest rahvusest, kes elab meie kõrval. Ja ma arvan, et niisugused noored noortele või noored õpetavad noori või räägivad midagi, ja seejärel toimub see niisugune andmete kogumine või midagi muu. Et see põlvkondade vaheline side on ka väga oluline. Ja ma ikkagi ütleksin, et iga kultuur sureb välja, kui tal ei ole noorte jaoks kõige moodsamat kultuurivormi. Et seal peab olema oma räpp, seal peab olema oma ükskõik milline garaaži õudne muusika või ükskõik kui jubedad luuletused, aga need peavad olema, sest nad räägivad neid sõnumeid, mida võib-olla teised põlvkonnad veel ei oska aktsepteerida. Ehk et kui seda püüda sõnastada ümber mingisuguseks võimalikuks ülesande püstituseks, siis võib-olla need inimesed, kes siin esindavad Integratsiooni Sihtasutust, saavad siit edasi mõelda, milline võiks olla näiteks selline tööriistakast, mida saavad noored omavahel kasutada selle jaoks, et rääkida Eestist kui paljurahvuselisest riigist. Ja just nimelt kasutada ka selliseid moodsaid tehnoloogilisi vahendeid, moodsaid videovõimalusi, mida iganes see sõna. Jah, Mari. Ja ma ise arvan tegelikult seda, et tuleks aeg ka kooliga siinse õpetuse või mingisse sotsiaalainete õpetusse panna see teema ka sisse ja pühendada natukene aega Eesti kultuurilisele ja etnilisele mitmekesisusele, sellepärast, et ma tsiteerin üliõpilased ikka aega kirjutavad huvitavaid asju. Et meil oleks nagu natukene rõõmu ka tänasest päevast siis ühe sõnaga pärast ühte minu ainet ülikoolis, mis puudutati Eesti erinevaid kultuuripiirkondi, erinevaid rahvusi, kirjutas mulle üks üliõpilane, kui ma palusin tagasi sidestada, et mis see kursus talle andis. Ja ta kirjutas väga tänulikult,
ma sain teada, et Rannarootsi on midagi enamat kui lihtsalt vorst. Et ühesõnaga, et me jõuaksime nagu sealt tasemelt pisut kõrgemale, et me tegelikult tunneksime kultuuripiirkonda, tunneksime siin elavate rahvaste lugu. Ma arvan, et see võiks olla tänapäeval ka neid, nagu siin juba eelkõneleja kenasti ütles, et väga erinevaid koosaliseid tööriistakaste on, mis võiks ka hõlbustada, sest õpetaja ütleb selle peale, et issand jumal, et te kõik tahate, et programmiga on niigi täis. Aga võib-olla tuleks sealt midagi ära lisata, mis nii oluline ei ole. Siis saab sõgumi juurde. Jah, ja teine asi on see, eks ole, et üks on ühiskonnaõpetus, aga tegelikult ta kindlasti, ütleme, selline teemade kogum, mis võiks olla nagu integreeritud just nimelt. Ja et mingid sotsiaalaineid sellest. Anneli. Aitäh, et mina ise tahaksin, et oleks rohkem kasutusel selline väljend, nagu siin ka läbi käis korra, et avatud eestlus. Kõik see, mis meid on kandnud ajast aega ja ajaloo, on olnud tegelikult see dünaamilisus, see, et me oleme avatud oma kultuuridele. Ja kui vaadata seda, et sinul on olnud baltisakslased, sinul on rannarooslased, eks ole, me oleme kõik nagu ühes koos suutnud seda Eestit ju läbi ajaloo üsna edukalt ju edasi kanda. Ja praegu, kui on nagu see populismi tõusu aeg, siis tegelikult see sulgumine, see äärmustus on niivõrd ohtlik, et see tegelikult lõhub meid ennast. Et tähtis on see, et me hoiame sellest head tasakaalu, julgeme inimestele otsa vaadata, kõneleda ja tõesti toetada üksteist. Ja ainult see tekib tugevaks. Avatud eestlus. Ilnur, sinu lõputada. See on palju häid mõtteid kõlanud intelligente publikust ilmselgelt, aga lõpusõnad ma ütleks, et nagu siin sai öeldud, et lipupäev 24. septembril näiteks, et me oleme austatud siin väikerahvad ja me ei ole siin külalised, vaid mingi osa rahvusest, Eesti rahvusest. Samuti lipp näiteks, et heisatud Eesti lipp näiteks ka, ma peaks valima, kas ma olen baškiir või ma olen eestlane, ma saan vabalt olla siin riigis mõlemat. Ja lõpetuseks, kui ma tunnen, et ma ei ole siin külaline, keda oodatakse, et mida kiiremalt ma siit ära lehku tulen. Et see annaks, ma oleks nagu täiesti erinev tulevikku, et ma tunnen, et Eestis olema oodatud, keegi ei oota, et ma ära läheks ja panen juured siin kasvama. Aitäh! Niisiis, te näete ise, me elame sellisel ajal, kus neid väljakutseid kipub olema rohkem kui võib-olla 10 aastat tagasi. Järjest rohkem on üks asi kultuuriliselt mõeldes labasuse peale tungi, on populismi peale tungi, on ka sellist sallimatuse peale tungi ja ega sellest jagu ei saa, kui jääda harjunud kujul vaikima, vaid tuleb selle võrra rohkem ja häälekamalt ja üheskoos rääkida nendest väärtustest, mida meie siin kultuuriruumis oluliseks peame. See ei ole ju agressiivne jutt, aga ta peab olema aktiivne jutt. Ja see tähendakski seda, et me seisame nende väärtuste eest, mis meile on omased, me seisame selle eest, milline meie arvates see meie Eesti ühise koduna peaks olema ja me tahame seda tähistada ja väärtustada. Ja sellepärast ongi vaja rahvustepäeva tähistada lipupäeva. Aitäh teile kõigile, aitäh kallis publik, väga tore ja hästi põnev oli. Ma loodan, et see jõudis ka siin filmiliitile, et seda saab pärast ka kasutada ja kui ma vaatan kella, siis kell ütleb seda, et meie päralt on ka üks väikene koosviibine, mis on seal kõrval ilmselt serveeritud ja kindlasti jääge veel nautima seda, mis siit samas kõrval Raekoja platsil on, seda etnolaata, kell 18 on lõpetamine ja mis muud, kui kohtume järgmine aasta jälle. Aitäh teile! Eero Raunile, Marek Kõivale, Marju Kõivupuule, Anneli Reimale ja Ilnur Hairullinile. Tõepoolest, see arutelu oli väga vajalik meile kõigile.
et mitte unustada, et siin elavad rahvused, kes soovivad, et Eestimaa rahvuste päev oleks ka lipupäev, et lipupäev meid ühendaks kõiki, et ükskõik kuhu me sõidame, isegi olles oma Ersa rahvariietes, et ma ütlen, et ma esindan Eestit, aga ma olen Ersa, ma olen eestimaalane, aga Ersa. Ja see on väga tähtis. On väga tähtis aru saada, et kuidas me elame ja meil, need rahvused, kes elavad siin ja tegutsevad, on väga tähtis rääkida meie muredest, meie mõtetest, mida me tunneme ja mida me tahame üheskoos teha. Rääkimine on ka vajalik, sest näiteks etnolaat on osa meie foorumist. Üle 200 erinevat rühma on 2 päeva jooksul ja mõned välismaalased küsivad minult, kas teil on Eesti rahvariided seljas? Ma ütlesin, et ei, aga miks te olete siin? Mina ütlen, et me tähistame rahvuste päeva. Seal meil programmis on sellised ja sellised rahvad. Eestlased on ka nende hulgas. Kas Eestimaal on võimalik 216 erinevat rahvust? Ja nemad suure austusega Eesti vastu, et Eestimaal Raekoja platsid saab seda kirevust näidata, saab näidata meie kultuure, kuulata, rääkida, tunnetada, vaadata silmast silma. See on väga tähtis, aga kõige tähtsam mitte unustada neid, kes panustavad, kes töötavad selle nimel iga päev ja väga suure pühendumusega, missioonitundega ja see on väga suur töö, et ma iga ühele teist ütlen suur tänu ja kummardus noortele, et nemad julgevad rääkida lood endast, mis raskused nendel on, aga mida nad saavad pakkuda teistele, palju keeli nad oskavad. See on tõepoolest Eestimaa rikkus ja suur südamlik tänu teile kõigile. Ilusat saabuvat rahvuste päeva ja heisakem sinimustvalge. Aitäh!